Piirdekaabli paigaldamist tuleb alustada laadimisjaamast. Kõigepealt kerige poolilt umbes 50 cm pikkune jupp täiendavat kaablit ja jätke see alles. Õige vahekauguse säilitamiseks kaabli paigaldamisel kasutage komplekti kuuluvat joonlauda. Tugevate seinte ette peab jääma 35 cm, et pööramisel ei põrkuks niiduk vastu seina. Peenarde ja kruusaga kaetud teeradade puhul piisab 30 cm. Väiksema vahekauguse korral võib niiduk sõita üle serva ja kinni jääda. Vajadusel võite kaablit hiljem kohendada. Muruga ühekõrguste sillutatud teede ja sillutuskivide puhul soovitame vahekauguseks jätta 10 cm. Niiduk kasutab pööramiseks sillutatud teed, et ei jääks niitmata kohti. Robotniiduk saab iseseisvalt ja ohutult sõita üle murusse paigaldatud sillutusplaatide. Enne tiigiserva tuleks jätta 35 cm ja lisaturvalisuse tagamiseks tuleks paigaldada umbes 15 cm kõrgune tõke. Paigaldage kinnitusklambrid umbes 70 cm sammuga ja tõmmake kaabel pingule. Kui murupind on ebaühtlane ja kaabel ripub õhus, paigaldage lisakinnitusklambrid, et niiduk ei saaks kaablit kahjustada. Kui murupind on väga ebaühtlane, võite paigaldada kaabli umbes 5–10 cm sügavusele pinnasesse. Kuid isegi kui paigaldate piirdekaabli murupinna peale, kattub see mõne kuu jooksul täielikult muruga. Kui murupinnal on takistusi, millega robotniiduk ei tohiks kokku põrkuda, kasutage saarekeste loomiseks piirdekaablit. Kaabli paigaldamisel takistuse poole ärge lööge kinnitusklambreid täielikult maa sisse, sest kaabel tuleb paigaldada samadesse klambritesse ka tagasiteel. Takistuse piiramisel alustage sellest poolest, kus te sellele lähenete. Paigaldage kaabel ümber takistuse. Oluline on suund. Ärge minge risti üle kaabli. Niiduk tuvastab selle kui häire ja lakkab töötamast. Kui ring on tehtud, paigaldage kaabel samadesse kinnituskambritesse. Signaal tühistatakse ainult siis, kui kaablid on paigaldatud vahetult üksteise kõrvale. Niiduk ei reageeri signaalile ja jätkab niitmist. Niiduk tuvastab mõned takistused ka ilma piirdekaabli abita. Takistuse vastu põrgates pöörab niiduk ümber. Kuid puudel ei tohiks olla nähtavaid juuri, sest niiduk võib neid kahjustada või nendesse kinni jääda. Hiljem peate piirdekaabli ühendama juhtkaabli keskpunkti. Kohta, kus kavatsete juhtkaabli ühendada, tehke kaablist umbes 10 cm suurune silmus. Laadimisjaamas jätke kaabli ühendamiseks umbes 50 cm pikkune jupp kaablit varuks ja seejärel lõigake ülejääv kaabel läbi.